Mõtlete vabadus, eks ole, meil on siis põhimass on nagu ühte meelt ja on ka inimesi, kes arvavad, ütleme, traditsioonilises võtmes. Loodetavasti need 1000 või 7500 nime nagu kinnitavad traditsioonilist positsioon. Selles mõttes minu üleskutse ka paljudele teistele on see, et rohkem mõistmist ja tolerantsus ka nende inimeste suhtes, kes meie ümber elavad. Aga loomulikult me oleme seda meelt, et abielu on ja jääb mehe ja naise vaheliseks pühaks liiduks, nii et selles suhtes ma arvan, selles küsimuses meil oli eriarvamusi ka minu. Kõige olulisem on see, et demokraatias peab kõigil inimestel olema hääl ja õigus seda väljendada rahvaesindusele. Seetõttu selline põlastav ja üleolev suhtumine, mis on olnud nii nendele protestikirjadele kui allkirjadele, kindlasti me sellist hoiakut ei aktsepteeri. Debatt peab olema väärikas, debatt peab olema lugupidav ja debatt peab olema selline, et inimesed seisavad oma põhimõtete ja väärtuste eest. Ma loodan, et saate neid hästi kasutada, et kui kuskil kas või need kastid kallata laua peale näidata, et kui selline hulk inimesi nagu saadab protestikirja Riigikogule, siis seda ei tohiks niisama lihtsalt ignoreerida, nagu on tehtud selle 38 000 allkirjaga, mis me eelmine aasta üle andsime, et nüüd on neid allkirju juba ligi 48 000. Aga me läheme üles neid lugema. Aga jah, ega see midagi väga palju ei ole lugema, et sõnum on sama, aga allkirju. Ei, aga see ütles kõik on individuaalselt kirjad. Selles mõttes, et kõik on niimoodi. Aga me läheme allkirja lugema. Mingi allkirja. Aitäh. Aga suur tänu. Tere. Nii. Passiv tööjõud. Kadri Simson, tere. Ma küsin veel sellist asja, ega te siin interneti välja ei printinud, et see on need lisakirjad, need paberid olid. Tähendab, on inimesi, kes on printinud blankenti internetist välja, nad on ikkagi ise allkirjastanud ja teinud selle, nii et selles mõttes küll. Me ei hakka neid allkirju tuvastama, et me võtame seda tõe pähe. Just.